tere! Teeme siin praegu endale Learning Appsis konto. Kes on mul tunnis puudunud või kellel on tunnis veidi mahajäämust olnud, siis aitame siin praegu kaasa kodus rahulikult ehk õnnestub. Learning Apps on niisugune keskkond, kus saab ise luua vahvaid mänge, need on interaktiivsed, on võimalik mängida mitmesuguse digivahendi peal ja vahva keskkond ta on. Selleks, et registreerida endale kontot luua, klõpsime siia login nupu peale või siis logi sisse, aga valime siit uue konto loomise, registreerimise nupu. Mul nüüd endal olemas on, aga juhendisse kasutan ma vaja uut mõelda. Teie panete siia oma kasutajanimeks väiketähtedega, võite teha siin nimede suurtähtede algus ei ole kohustuslik, aga täpitähti ära pane. Sellele reale paneme meili aadressi. Kasutajanimes on see nüüd küll oluline, et peab olema vähemalt 5 sümbolit kasutajanimes. Siin kasutan ma sellesama Gmaili parooli, kui tegelikult väga turvaline see ei ole, kui mitmes keskkonnas samad paroolid on, aga teil on tunnis seda lihtsam meeles hoida. Kordan parooli ja siin on nüüd täpselt vaja turvakood sisestada. Jälgi on need suurtähed või väiketähed. Nii. Ja lõpetan registreerimise ehk loon konto. No näete, õnnestuski. Ma väga loodan, et ka sinul õnnestus sedapuhku. Sel juhul saavad ka need õpilased, kes on kodus haiged olnud, selle juhendi abiga endal tutvust luua selle mängukeskkonnaga. Ole tubli, loo keskkond ja loo äppe. Loome üheskoos ka siin ühe ristsõna. Selles keskkonnas, kui mäng või mingi äpp luua, see peab olema kindlasti väga korrektselt sõnastatud. Ei tohi tal olla kirjavigu ja ei tohi tal olla ka faktivigu. Siinjuures siis, kui me üldse äppe loome, see aitab sul õppida, võid kasutada oma õpikuid, oma matemaatika raudvaravihikut, siis on sul teda ka kindlam luua. Lõpsisin nupule loo äpp, siin ta näitab kohe, mis liike võimalik on neid mänge meil luua ja kindla peale me neid loome mitmesuguseid, aga antud juhendis abistan ma teid praegu ristsõna koostamisel. Kui me siit valiku teeme alt, võtame ristsõna, siis tuleb meil siia ülesse, kohe saate kõike näiteid vaadata, aga meie hakkame kohe looma. See peab olema kindlal teemal, ei ole pilla-palla mõtteid. Kui sa teed näiteks matemaatika valemite peale, siis ongi sinu teemaks matemaatika valemid. Kas need valemid on mingisuguse kujundi, ruumala, pindala ühikutega, mis iganes, siis seda sa siin hiljem kasutadki. Mina ka näiteks praegusel juhul koostaksin järjekordse äpi näiteks teemal loodusõpetus 2. klassile ja koostaksin loomad ja loomalapsed. Loomad ja loomalapsed. Ja panen ka juurde
et see on teisele klassile. Kui sa siin juba endale õppematerjali lood endale ja teistele mängimiseks, siis sa oled juba autor ja sina vastutad korrektsuse eest. See on kõikidele siis hea ja kasulik mängida ja sinul on juba väikesed autori vastutused. Juhis, siia sa annad juhise, kuidas seda mängida. Ristsõnal on ta suht lihtne, kirjutame kliki ruudule, avaneb küsimus või vihje. Me saame panna oma taustapildi mängule, praegu seda ei tee, lihtsalt et ilma taustapildita on teda mugavam lugeda. Aga sobiks ka teema kohaselt üks vahva pilt. Ja kui see vahva pilt tuleb, siis vahva pilt ei tohi olla internetist niisama võetud. Sa pead uurima kindlasti, missuguse litsentsiga see pilt on, kas on lubatud ja kuidas on lubatud kasutada. Aga küsimused, näete, küsimusi on võimalik panna kas tekstina, pildina, paned sa mingi helifaili või video. See riba siin, see nüüd on see, mis kajastub ruudustikus. Siinkord veel rõhutan õige kiri ja faktide täpsus. Kui mul olid loomalapsed, mis me siis küsime? Anname vihje. Lehmal sünnib, kes sünnib lehmal? Ei öelda ikka lehmapoeg, vaid öeldakse vasikas. Lisame järgmise ja panen uuesti teksti. Koeralaps. Ja koeralaps on siis kutsikas. Kuna ma ei ole siin ära maininud just täpselt, kas ta on koduloom või metsloom, siis ongi vahva siin kasutada neid nii metsloomi ka. Koeralaps on pandud, kassilaps. Kassilaps on kiisu. Kuigi öeldakse kassipoeg. Paneme nii. Siis paneme seal sünnib. No kes sünnib seal? Põrsas. Lisame lambalaps. Aga panen lambalapsed. See on tähelepanumäng ka. Need on talled. Küsida veel võiks näiteks metsloomade kohta. Rebaselaps. See on rebasekutsikas. Nii. Hobuselast võiks küsida. Hobusel sünnib parss. Kanal. Kanalaps paneme niimoodi. Kanalapsed. Kana ju ei sünnita. Kanalapsed on tibud. Ise me ka püüame jälgida, et me oleme siin korrektsed. Nii. Siia juhiseid ei peakski panema midagi. Ei pane juurde enam.
siin on mängu all tuleb lahendlause ja võiksimegi panna mingi vahva lahendlause, aga see peaks olema hästi lihtne. Lemmikloomad. Lemmikloomad on kass ja koer. See võib täiesti suvaline teemakohane lause olla. See on fikseerimine, aga üldiselt me ei taha seda ruudustikku, nagu öeldakse, lukku panna. Praegu ilma selle linnukeseta on ta siis iga mängu avamise puhul erinevas asendis. Siin see on tagasiside mängijale lõpetamise ajal. Lõpeta ja näita eelvaade. Siin on kasulik kindlasti oma mäng ennem läbi mängida. Siis avastad siin kirjavigu. Neid juhtub ka täiesti kogemata. Nii. Rebaselaps. Rebase kutsikas. Lambalapsed on talled. Lehmal sünnib vasikas. Hobusel sünnib varss. Seal sünnib võrsas. Seal sünnivad võrssad, neid on hästi palju. Rebaselapsa, nüüd on vaja siit edasi minna. Kanalapsed on tibud. Koeralaps on kutsikas. Nii, kassilaps on kiisu. See nüüd on küll raske tulema. Nii, ja nüüd salvestame enda äppi. Kindlasti me sellega avalikustame siin selle äpi, kui see mängu all leiad. Nii, siin on sul pealkiri olemas, valid valdkonna. Meie valime praegu lihtsalt algklassil on ainetund, aga kui sinul on näiteks füüsika või matemaatika. Nii, alamkategooria võib-olla ei pea olema. Nii, ja minul on algkool. Ja siis tuleme alla ja saada vorm. Mõne aja peale avalikustatakse see. Nii, ja sinul on siin loodud oma mäng. Mõnusat nuputamist ja mängude koostamist.